põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! Ja tervist, ütleb üks Eesti 14 jalgpallipodcastist. Meie räägime täna siis peamiselt sellest, et võtame kokku Eesti klubide suve üleminekud, ehk siis anname legendaarselt hindeid ja et seda teha, siis loomulikult saates 3 meest minu vastas Eesti aegade parim ründaja Anders Hooper, ehk keda siis tiimikaaslased kutsuvad siia nii opi. Tervist! Minu nimi Eijo Taljurand, paljud jalgpallisõbrad teavad mind kui Eika ja minu paremal käel loomulikult Madis Kalvek, keda siis Saaremaa naised teavad, mees, kes omal ajal noorena tuulutas Kuressaare linnajooksudel Tiidret Nurmet. Tervist! Tere! On võimas, tutvustasid ennast ikka nii tiivas omal ajal. Kusjuures mitte. Suur viga. See oli vale lähenemine oli. Vale lähenemine, inimene õpib kogu elu. Aga enda pikka sissejuhatust teegi, võtame läbi siis mida klubid on teinud sealhulgas treeneritega ja siis hindame niimoodi, et kas väga meeldis nende suvi, meeldis, rahuldav ei meeldinud, ehk siis 5-4-3-2 ja siis kui aeg üle jääb, siis teeme mölanurga lõppu ja siis ka Madis vabandusminut ja lõpuküsimus Ooperile, ega ilma nendeta ükski saade olla ei saa, et peavad olema traditsioonid, alustab Florast, võib-olla kõige põnevam. Florast siis, mis juhtus? Üks sisse tuli, aga seda vist ei mainigi, et Aleksander Medvedev Nõmme Unitedist tuli ja läks kohe Kuressaard edasi, sest Flora ja Kuressaar ei ole üks klubi, et see lihtsalt ei ole. Sa ei saa seda teha, kui meil ei ole veel kaamerat ikka. Sa peaga vehid, keegi aru sellest praegu. Me peame siin tõlkima seda. Aga lahtujad siis kõige olulisem, me pole ju rääkinud, eks ole, teeme kiirelt Vassiljev vallandati, lisaks sellele Ander Kaares läks Hispaaniasse, Rauno Sappinen läks Küprosele, Andres Vaher läks Harju JK-sse. Et need on siis, millest me räägime, alustame siis Vassiljevi saadest ja alustame siis Madis vabandusest, et see kord ei pea lihtsalt inimeste ees vabandama, vaid küsimused, mis sul enda vabanduseks öelda on, tsiteerin üle-eelmist saadet, et tegelikult Pelle Pohlak on äge mees. Ja nüüd saad aru, andis niisama, täiesti niisama jättis Eesti jalgpallilegendi Kostja Vassiljevi töötuks, et nüüd ongi pereisana hädas. Et alustame sealt, kuna me liialt seda võib-olla ei hakka siin kõik rääkinud jahunud, sest pikalt, aga kui üllatav see oli. Minu jaoks, mina olen jätkuvalt šokis. Kas nüüd päris šokis olen, aga pigem ütleme jah, suures plaanit ikkagi oli üllatav ju, et alati kui kedagi enda lõpuks vallandatakse, siis ikkagi need jutud ju käivad eelnevalt, igal pool juba on väike nii-öelda surve nagu üleval, et seal on nüüd, ei lähe hästi. Vassiljev puhul tegelikult seda üldse ei olnud ja see tuli nagu... meil ei olnud, ma Eesti jalgpalli ajakirjades kombeks, et kui, muidu mujal maailmas on ju see, et on sellised räägitakse, kuulujutte tehakse uudiseid, siis meil on see, kui midagi juhtub, siis tuleb teitavad välja, et tegelikult me teadsime küll, pool aastat hiljem, me teadsime küll, pool aastat tagasi oli ju ikka vallandamisjuhtub ja me teadsime küll, et on see ja see, et meil on selline, meie Eesti peamine žanr on järeltargutamine või tagantjärgi targutamine. Seal võib-olla kevadel võis olla vaata üks hetk, kus nad 3 mängu järjest või mis oli 2 mängu vähemalt järjest kaotasid, et võib-olla seal oli mingi korraks, aga see pöörati üpris ruttu ringi see vanker nii-öelda. Pigem ma ütleks ka, mingi üllatus kohe kindlasti. Kas see Anders Hooper, sina kindlasti nendes kõikides vanade jalgpallurite ühisvestlustes, et mis oli seal esimene reaktsioon inimestel? Ikka šokk oli jah, et selles mõttes kõik olid, see oli matuse meeleolu nii satsi sees, kui rääkisin näiteks Postiga seal peale Kuremängu, et seal käid ikka väga mornide pilkudega ringi, Floras siis, mitte Kures. Aga jah, Kuressaarel tuli see heal hetkel, ütleme niimoodi. Miks on üllata minu jaoks esiteks? Mina ei arvanud, et Flora eelmine aasta Eesti meistriks. Ta tuli Eesti meistriks üsna noore satsiga. Minu jaoks see tähendab, et sats on nii noor ka ainult, kui sa Topstik ära võtad, sa ülendad ikkagi ju mängid mehed juba seal ju. Ei olnud nii noor sats põhikoosseis. Vabandust, Pelle. Igades, minu eeldus, et sellise hooaja pealt, eks ole, tuleb aastapikkune selline, ütleme jah, 100 kriitikavaba päeva või 365 kriitikavaba päeva. Teiseks, eks ole, Flora mängis nii, et Õudas sai välismaale, Poom sai välismaale, Mihhailov sai välismaale, Hussar sai välismaale, et ta suutis mängida nii, et mingid mehed välismaale ja selle hooaja tulemused, mina ennustasin Florat 4. eks ole, lasted hakkavad panema ja et see, et neil ei lähe hästi, et nad ei ole tiitleitluses.
arusaadav, et sellepärast oli see kõik üllatav. Mis on võib-olla asjad, mis siis on võib-olla negatiivsed, on ju? No, esiteks vist on ikkagi see, et võtame siis need 3 teooriat, mis on, me ei tea, mis on õige, ja üks teooria on vist ikka see, et eeldati, et ta mängitab rohkem noori. Seda veel rohkem noori, jah. Veel rohkem noori, mina heitsin ka tegelikult ette, et Vassiljevi suurim viga oli see, et Valdmetsa sissepanekuni läks ülipalju aega, et ütleme nii, et viimane mäng näitas seda, et võiks see oleks võinud. Ei, no mis see, sinna me jõuame. Võtame, ma ei usu, et või ei tahaks öelda, et ta ei mängitanud, mängitas küll, aga küsimus ongi, kui palju. Ja millal, ta mingi hetk, läks paremaks, et sul oligi Kalmõõtrovid, Varjundid, kõik hakkasid saama alama, et nad muutsid põhimesters, et mingid noori mängitas, võib-olla eeldati rohkem. Mida veel ette heita? Kui palju? On ikkagi see ladunemine, tuleb meelde, et see viimane Euromäng 0-4 ja siis Floraga mängis Levadia, siis oli ka 0-4, mingid suured mängud läks lappes. Ja üks teooria muidugi see kuulus see, et tegelikult on selle tiimi taga Karl Mööl. et Kosta oligi rohkem siin esindas, et kes päriselt see asjad kõik paika väni oli Karl Mööl, aga seda me ei tea, kas tegelikult oli. No Mööl ja vähemalt taustal küll kiidetud hästi palju, et ta teebki palju tööd ja ka eelmise aasta selle tiitli puhul toodi välja, et seal ikkagi mingid asjad olid kuidagi nagu tema tehtud, tema suunatud, et teda selles mõttes väga hinnatakse. Tol momendil kiideti lihtsalt kõiki ja nad tulid sellise satsiga meistriks, et seal said kõik füüsio või see ütevend maailmaparim, abitreener maailmaparim. Oleme ausad, tegelikult see, et nad tulid eelmine aasta meistriks, oli ikka vastu ootusi, sest sul oli ikkagi Paide ja Levadia, kes oli palju paremini nii-öelda paberil komplekteeritud. Viktor Levadia ütles ka, et selle koostööga võiks ükskõik, kes õbedal tulla Eestis. Et ma oleks ka eeldanud, et Kostjale antakse seda aega, aga nagu on näitanud Flora süsteemis ennemgi, et peale euromänge võivad väga kiired muutused tulla. Mis mind, see on see, kus sa pead mul lahti selgitama nüüd talvet. Miks me vaata eelne nädal, mis on saadet teha, mind ei olnud, eks ole, mõtlesime Savi, et minu loogikal see, et nüüd selleks nädalaks on uus treener paigas või on mingi normaalne kommunikatsioon, mis me teeme. Karl Mööl on saanud 2 mängu, ta on kohuse täita, ei kommunikeeritud välja, Paide ütles küll, et näed, praegu meie treener Tarmo Rink, Flora päris nii ei öelnud. Jutud, et kes seal on võimalikud treenerid, eks ole, Inder mitte, kiidaks heaks. Sander Post, kiidaks heaks, esimene on, et sulle pikalt oodanud oma võimalust abitreeneritena, teine on näidanud U21 ja Ruressaares päris head tööd. Selline Jottergaarter, isad Sarajärvi, mis oleks Huuberi kuld, sealt tagant alt ehitad ja sa hakata neid palle välja võtma, see oleks geniaalne. Aga üks nendest 3 võib-olla jääb Mööl, miks Flora on pidanud 2 mängu. Esimene kureda, ma näisin seda vaatamas, jõudsin teisel poole ja see oli üks surreaalse mäng, sellepärast inimesed mingi vaadata staadionile, seal saab mõnusalt naudingut, seal see vihma sadas ja siis tuli poole selle pealt ja siis kuuled, et fännid tšändivad Konstantin Vassiljevi nime ja lähed sisse, siis lastad seda musta tossu ja siis kuskil näed, kuskil on Brandonil kõige kuulsam jalgpallifänn sünnipäev ja sel ajal sünnipäeval saab Flora 2-3 vaata. No see on umbes sama, et sul mingi sünnipäeval koer sureb ära, umbes sama. Aga selles lõpuks kokkuvõttes Kostjale lauldi ikkagi sünnipäeva puhul mitte tagasi ja must toss oli ikkagi eurosarja puhul, et natuke leksitava see, et kui ma läksin sinna paari ülle, ma vaatasin, see oli nii surreaalselt äge, et jumala eest inimesed mingi staadionile, sealt saab hoopis teisi elamuse mänguda. Aga eile, mis juhtus, põhimõtteliselt lastega, üks vaprusele. See, ma küsin, ma ei tea, mida vaprus mõtles, et jäid oma tagasitulekuga ka hiljaks, aga see oli jälle üllatus, et päris palju üllatavad Flora viimasel ajal. Mis siis Floral oli, et sulle alustas Kukkonen, keda siin osad eksperdid ammu ütlesid, et see mees peab ma ei taha öelda, kes ma praegu 5 korda Eigo näitab põialdage enda peale praegu või me peame videode tegema, et eksperdid nagu Eigo Taljurand ammu ütlesid, kurat, kus on Kukkonen ja näed, kuulete Eigot Mööl, vaata, kuulab saadet, ütles, kurat, see Eigo, vaata, ütles, et Kukkonen, vaata, võib-olla päris proovin küll, vaata või öeldi talle see, et kui Kostja on läinud nüüd hakka lastega panema siis ongi see, et sa okei, ma sain aru. Flora võitis 2-1 vaprust on see, millest me räägime. Flora juhatus 2-3 Kurele, aga nüüd võitis 2-1 vaprust nii, et Kukkonen esimene värav, 18 aastasel, siis alama 18 sööt ja 18 Kukkonen skooris ära ja siis Kukkonen andis senderduse, päris head standardid on talle juhtel. Pihela pea peale 2-0.
Pärnu küll tadas ja mis sa teed, kui sa Andres Ooper, sulle vaja seisu hoida, sa tood loomulikult sisse 14-aastase Sootovi, 17-aastase parim kaitse on rünnak. Loorents ja kes see kolmas oli, Paltser kah, et lapse paned sisse esimeseks mänguks mingi, et hoiame seisu. Otsid ära? Otsid ära. Suure ringi küsimus ma tean see Andres Ooperil. Kui meil korvpallis, mul ei mahu see pähe, kui meil korvpalli meistriliigas mängijaks üks sats niimoodi, et tal kõik oleks 18 ja 14-aastane oleks ka seal platsil saad suhada. Korvpalli, kõik podcastid, korvpalli jutt on taas üsna kriitiline. Me ei jõuaks ära kuulata seda, et Eesti korvpalli ikka täiesti persiitides. Et no mingid 18-aastast läheb medali peale, et kui halb on see, kui halb on korvpalli seis, noh absoluutselt mitte mingit taset ei ole, mingi lastega mängitakse, et õudne. Aga, ja nüüd meil on jalgpallis vahi, meie meistriliiga, võib-olla meil ei peakski seda 4 kohta olema, kui meil meistriliigas on, et sa paned 14-aastased ja 17-aastased 18 ja sa mängid medalitele. Kas meil on? Võib-olla korvpallis on see pikkus, ma ei tea, kas nii kiire kasvatakse mingi 2-meetriseks. Või siis on taset. Aga ei, Sootovil on taset, ütleme esiliigas on ta tõestanud ja nii edasi. Ärme võta personaalselt, kõik need kutid on üliädad ja andekad, ma võtan suures pildis. No aga ei saa võtta ju ilma personaalselt lähenemata, ei saa võtta lihtsalt. Ma saan aru, mis on erinevus. Erinevus on sellest, kui Eesti klubid lähevad mängivad Saksamaa Rõrgli ja klubiga Kossus, siis me ootame, kurat, kaotasime. Aga me nüüd Eesti jalgas, me lähme mängima Andorrada, tuletselt võõrselt, vaata, tõeks napi kaotusega ära, vaata. Erinevus on kindlasti see, kus tuleb ka sisse, et Kossus ei ole seda müügiargumenti. Flora on ikkagi väga selgelt võtnud selle suuna, et noored peavad rohkem võimalust saama, et need noori oleks lihtsam välja müüa. Aga ma sellest saan aru, küsimus oli, mida see näitab meie liiga taseme kohta? See näitab selles mõttes kokku, et see näitab ka seda klubi poliitika kohta. Pigem seda, sul on julgus muuta. Ei, selles mõttes kõik võivad noori mängida, kui meil 18-aastastega minnakse medalit võitma, mida see näitab meie liiga taseme kohta? Kas see ei näita seda, et võib-olla see liiga tase on ei näita? Okei. Kokkuvõttes, muidugi selles mõttes, aga samas jälle on ka see, et Flora ikkagi on, ütleme, väga palju kokku korjanud just ikkagi selle vanuseklassi ikkagi koorekihi sisuliselt ja Sootov on olnud juba mitu aastat siin pildis ja kõik ootavad tast midagi ja väga tubli töökas poiss, jah, kas keegi, ma ei tea, ma vaatan Pärnu otsa, et sa ei pannud enda paremust maksma selliste mängijate vastu, aga Flora poolt hästi tehtud, et anti sellised võimalused, poisid mängisid päev varem esiliigas, ja see ka, aga mis on peamine seda Vassiljevi vallandast, minu jaoks on ikkagi šokk, mina ei leia selles loogikat, et minu meelest, et ju seal siis ikkagi pidanud midagi, et võib-olla Rosta polnud nõus lihtsalt neid lapsi mängitama, et peavad oma koha endal ise välja võitlema ja need vanakooli jutud on võib-olla. Patused seal lihtsalt ei tea. Lõpuks on see, et otsest sükast ju keegi ei ole ametlikult välja öelnud seda neid ju rääkides tagantjärgi targutamist. No aga on ju öeldud, et Kostja tahtis mingeid mängijaid, talle ei antud neid mängijaid. Seda juttu oli ka, et ta kogenud mehi, kes Kuressaares olid. Jah, täpselt, siis tekib küll küsimus, et kui peatreener tahab, et sa võitled ikkagi meistritiitli eest ja sulle ei anta neid mängijaid, et kas klubi tegi ikkagi kõik, et Kostjale ka see töörahu säilitada. Jah, aga lõpuks on ka see, et me tegelikult praegu hetkel ei tea, et kas klubi jaoks on primaarne tiitel või primaarne on noormängite müük, et kumb on nagu hetkel seal kaalukausil kõrgemal. Aga kuna millist otsus tehti, vaata, et kui nähti, et enam Euroopas ei saa, võib-olla siis tehti see otsus. Võib-olla see, et äkki nad nägid seda, et tegelikult tiitli peal me ei mängi enam. Jah, täpselt, et nüüd on õige aeg teha vahetus. Nagu ütlesin, teeme paar minutit, sest see on nii vana teema, et pann edasi. Sa saad siin rääkida kõrdi minutit, me nüüd korra vahetame mõtteid. Okei, lähme nüüd edasi. Mis siis veel, vaata, nagu ma ütlesin, et Eestis on ilgelt totter see, et kui teataks mingeid asju, siis Eesti ei tehta uudised, on ju Madis Kallet. No mina tahasin kuulujutte ka rääkida, ma ka olen kuulnud asju. Siis nagu näiteks, toon ühe näiteks, et tegelikult seda oli tegelikult teada, et Sappinen on siin Küprosele minemas, sellepärast, et ise oled samasugune, vaata, idioot, vaata, ise samasugune. Siis täpselt kuu tagasi Andres siin ütles, et kuule, et Küproselt võeti ühendust, et uuriti Sappi kohta.
ja nii oli. Käime siis selle läbi. Lihtsalt mind huvitab, kuigi, eks ole, Treitisse saadet tulevad, teavad, et Eesti jalgpalli kõige suurem ekspert mina, aga miskipärast mult ei juurita üldse mängijate kohta. Ja ma alati mõelnud, kuidas käib. No sa ei ole temaga koos mänginud. Niisiis, Andres Ooper, kui tuleb keegi klubist, eks ole, uurima, siis kuidas käib? Kas esitaks, kas siin on võttis ühendust vana tiimikaastan, kes on kuskil nüüd tööl, vana staffiliige või lihtsalt keegi, kes teadis kedagi, kes teadis Ooperi numbrit? Ei, ma mängisin taga Küprosel koos ja ta on nüüd abitreener Olümpiakoses. Kas senna, kui sa võtad ühendust, et kas sinna algust tuleb selline mingi laadna sinna Hey, how are you? Andi, mäletad, kui me reisime stripid, kes panin 10 kilo õhtuna magama. Aige, tule räägi, mis see Rauno Sappinen siis on? No põhimõtteliselt nii oli selles mõttes, et sa võid küsida siis ja ma vaatasin just järgi, kell oli 23.15, et päris jah, selline ärijutt või nii öelda ja väga, kui see öelda jah, et tööjutt nagu sellisel ajal ei ole, aga niimoodi ta seal läks ja siis ma ütlesin, et anna mulle natuke aega, et ma vastan homme, et ma ei hakka kell veerand 12 õhtul sulle vastama kohe. Kas sinu häda mõnes mõttes on see, et sina tead Sappineni koondisajast, millest on sul natuke möödas ja nüüd sa ise oled esiliigas ehk meistriliigade kokkupuude, et ei ole igapäevan. Palju sa üldse sellises olukorras, mis sa ütled ka seda, et tuled, sorry, ma nüüd nii igapäevaselt koos ei ole, ma ei tea. No ikka ma olen ikka aus, selles mõttes, nagu ma ütlesin sulle, ma ei hakka vastama kohe õhtul ja et eks ma võtsin Sapiga ka ühendust ja küsisin, kas tal üldse huvi on sellise asja vastu ja kas mul on mõtet midagi üldse edasi rääkida, et ega sa annad enda. No see, ma pean veel selle inimesega pärast ka läbi saama, et see ei ole niimoodi, et ma räägiks midagi, mis ei oleks nagu tõsi või millesse ma ise ei usuks, aga jah, ma ikka kooskõlastasin ka ennem. No võtta õige. Sapi, mina ütlen ausalt, et mul on hea meel mängi üle, sest et minu jaoks ta natuke tundus visuaalselt või viimased kuud, eks ole. Ma loodan, Anders, sa ei öelnud, et kui ta nüüd 10 värat ei pane, siis võite mu sõrme ära lõigata, et sa päris nii hullu garantiid ei andnud. Aga et see on ütleme niimoodi jah, et kui eks Floral ei olnud käsil kõige paremad ajad ja ütleme, siin ju Sapid ka kritiseeriti, aga ma ise ikkagi usun, et see liiga võiks talle sobida. Ja juba ju lõi siin esimesed, mitte ei löönud, aga andis juba sööte asju, et ma usun, et see keskkonnamuutus ja kõik see tuleb Sapile kasuks ja ma tõesti ei oleks teda soovitanud või talle nagu positiivset hinnangut andnud, kui ma ei usuks sellesse. Et see keskkonnavahetus oli vist, Madis, see, mis tundus, et see mees vajab 30 juba, on ju? Ilmselgelt nagu ka ju, ma saan aru, et see, sa ütlesid ka 6 aega tagasi, see jutt vist hakkas pihta juba tegelikult vist mingi 1,5 tagasi, esimesed mingi kontaktid ei ole olnud, on ju, et ju tehtigi siis kokkulepe, et mängid euromängud ära ja siis saad nagu minna, et ilmselgelt mul tundub selline diil, kus Flora ju müüki ilmselgelt ei teinud, on, et seal natuke nii-öelda ma arvan vastutulek nagu Sappine neile, et oled olnud siuke ikkagi eelmine aasta naelutas selle seina peale. No põhimõtteliselt küll ja ma arvan ka see, et kui ta nüüd seal üks hetk tõesti seal tagasi tuleb, tuleb jälle Florasse, on, et seal ilmselgelt on siuksed mingid diilid ja kokkulepped ja see vabalt võib olla jah selline, ma ei tea, kas nüüd viimane võimalus, aga üks viimaseid võimalusi teenida korralikku palka ja ilmselgelt see on nagu ma arvan ta kokku, et see on väärt seda. Hoiame pegelt. Et tal jah, see nii pole tegelikult ju välismaal, ausalt öeldes kõige paremini läinud, et seal need Hollandis omal ta mängis küll palju, aga ta ka ju hooaega see ikkagi läbi see asi seal ja Poolas ka kõige paremini läinud. Iisraelist oli see algusel tegelikult üle hea, on ju, ja siis tuligi see muidugi karm vigastus, et tahaks loota, et tuleb ikkagi positiivne periood. Täiesti pekkis juba 20 minutit läinud, ma olen viimase klubi juures, see toimub ajaloo pikki saada, okei. Ja kõige suurem üllatus sel võib-olla see suvises hartmas loomulikult Andres Vaher ei läinud Kuressaarde, vaid läks Harjusse, täitsa ootamatu, aga oligi see, et ju leping lõpetas ära. Aga võtame siis Flora selle kokku, et kas meeldis see või mina ütleks, Flora minu üldse Arten on see, et ei asendatud, eks ole, Sappineni, ehk väga suured Musta peab nüüd kindlasti lööma, ma pean Musta triple captainiks fantasy's ja pekkis juba 0, vaata, esimene mäng. Või teine mäng veel, kui ikka ei löö, siis mul on fantasy hooaeg, ma läksin all-in, ma nii taga all-in, vaata, Musta, come on! Kirjutame. Vaher, nagu nii oli umbes ta on ka minu mängija vist seal selles meie ennustuses, et mul oleks ka vaja, et ta lööma hakkaks.
Kreida vigastus on muidugi ka suur oluline asi. Ja siis Kostjale, et ma ei näe seda plaani, et kui ei oleks olnud praegu kohe mingi uus treener tulnud, et umbes, et Vassiljev täna läheb ja siis 10 päevad on seal intermitte või post. Aga ma sain aru seda, nüüd ma võin öelda, et ma olen kuulnud, et inimesed on võtnud mõtlemise aja lihtsalt, et eks siin need samad nimed, mis on läbi käinud lihtsalt, et kõik ei torma kohe. Jah, aga kui me lõppkokkuvõttes Flora kaotab 3. koha näiteks 1 punktiga, siis me saame näpu silma peame teraatsed Kuressaarele ja sellepärast, et vallandasite niimoodi, et ei olnud plaan B-d. Ja mina selles mõttes, et kui Floral jääb midagi puudu, siis see Kuressaarega mäng, see on ülisuur, kui jääb mingi 1-2 punkti puudu, seepärast see meeskond oli šokis, need noored poisid olid šokis lihtsalt selles mäng. Kusjuures see on üllatav, et me räägime mingist Levadiast võib-olla, kes teeb selliseid otsuseid on üle öö ja ma ei tea, minutitega, et see nagu Flora poolt tulla sellise plaan B-ta, nagu sa ütled, see on väga-väga üllatav. Kas sul Madis Kallet sinu lemmikinimeste listis Pohrat Laps, võib-olla, kas Laps läks esikohale nüüd ja Pelle natukene langes? Laps on alati esikohal. Sa ei tea, kellele sa oled? Ise. Aga kas olete nõus, et 2? Kas olete nõus 2? No selles mõttes, ega ütleme, pealevaates otseselt ju küsimärke on praegu rohkem kui vastuseid, jah? FC Levadia uhab sinna meistritiitli suunas lahku, et Tampeduu korraks meil oli, mis see Levadia teeb, et kuidas sa Tampeduud asendad. Sambe kuulus Viimsi kassandi. Saadeti Tammekasse, aga nii polnud mänguaeda ja siis kuulus Aleksandr Svedovski, kes ei saanud murdnud ta läbi, läks Kuressaarde laenu, neid ju räägime hiljem, aga üleminekud, Mollo Bessala tagasi, nice. Nikolos Kutatate Latse. Vene tõrli ja Ukraina tõrliga ei saanud, ei löönud küll läbi, aga ikka see taust ja siis eile tuligi veel Giovanni. Ja vaatad see, et Portugali kõrligas mängida, Ukraina kõrligas. Viimase aasta jooksul just mingi 1 mängu mängida, selle kalendriaasta jooksul. Ja siis oli Lõuna-Koreas oli viimati mängis, seal oli see rons, et see Taigu tutkus alla. Esiliigasse, ma arvan, ma puusalt ütlen, et seal nagu see legionäridel oli, et kuule, sayonara on hea. Ma ei tea, kas Koreas öeldakse, aga midagi sayonara laadset. Arrivederci. Et siis ma arvan, Flora Aten oli 2, on jah? Jah, oli küll vist. Vist on lihtsalt, et nagu ei täidetud auk ära, eks ole, ja mingi segadus. Eks see kokku, et nad tahavadki ju ilmselt, need noored peavad rohkem kaela kandma, et palju ilmselt mõeldes juba tuleva hooaja peale, et need samad noored, kes praegu saavad mängida, järgmine aasta peavad tassima. Jah, aga Levadia, super, või? No täitsa, see mõttes, et põhimõtteliselt 1 Tampeduu asendati 3 tasemel mehega, täitsa ebareaalne. Eelmine aasta pärast ebaõnnestunud Euroopat, vaata, neil ei läinud ka liigas enam üldse, et vähemalt siit Levadia tegi kohe ikkagi normaalse purustustöö järjest. Ilmselt on ka see, et seal võib-olla, et keegi ennast mugavalt tunneks, toob uued mehed peale. Kohe on ju, ja kohe on mingi teine minek, teine keemia seal satsis. Et ilmselgelt ju, ma arvan, praegu mõeldakse juba selle peale, et järgmine aasta oleme meistrid ja hakkame Euroopas niimoodi mängima, et ilmselt meeskond ehitatakse juba selles suunas. Et seda, ma ütlen, et seda Levadia ainus häda on vist see, et küsimus, et on 3 muud legionäärid, eks ole, et kuidas seda keemiat hoitaks. Ma natuke mures, seepärast Ottoon, kes tuli Eestisse üliägeda mehena. No seal on nüüd, kui ta vahetusmees, tal on ju söödunük täiesti kinni kiilnud, selle üldse ei ole. Ma ühe teisel meeskonnal on veel naljatamise asi, aga näiteks Ottoon on täiesti selline, et on näha, et talle see vahetusmehed minu meelest on näha, et see nagu ei toimi. Aga üleüldiselt Levadia, ma arvan, kas see on 5 või tahate väikse miinuse taha panna, sellepärast, et võib-olla oleks neid Peetsoni ja Ainsalu tagatuuri välja saada või see pole... Ma arvan, see ei olnud neil praegu nagu eesmärk, Tampeduuga oli kindlasti müük, et teeniti raha ka selle pealt, Peetson, Ainsalu, pigem ma arvan, nemad niisugused mehed, kes kui nad lähevad, siis nad lähevad tasuta, et vaevalt neid keegi nagu välja ostma hakkab, et kui siuke umbes 30 mängija, et siis... Ütleme hea, et nad hoiavad neid just. Ja, et pigem ma arvan, nemad on ka ikkagi ju mäletan kunagi, kui ma selle Halli kardinaliga intervjuud käisin tegema, siis tema üks asi oli ka see, et mis ta ütles, et kui siin Eestis saab millegipärast arvatakse, et meil legionärid, kes tulevad jube kallid, et siis tegelikult ikkagi heal tasemel Eesti mängija on tunduvalt kallim praegu kui legionär, vähemalt oli tema väide toona. No ma ütlen sellest... Pluss, mis on ka see, et Giovanni 2,5 aastat lepingud, Bessala 3,5, et tegelikult on pikad lepingud, on plaani näha, kõik on loogiline. Et ma ütlen sellest, et kui ma siit rõivin küll natuke teiste inimese mõtet, et see vaata, meil mängib teises, tulevuselt 4. liigas on see Läänemaa, kes teeb nüüd selle Portugaliga koostööd ja Portugali mängijad mängivad Eesti 4. liigas, sest nad tahavad jalgpalluriks saada, mis on täitsa ulme. Et see meie ei saa iial aru, mis tähendab Brasiilias jaoks see.
või aafriklase jaoks või ükskõik, et kui ta on jalgpallur. Ma arvan, et see näitab ka see Levadia puhul siis näitab seda treeneri toetust, et võib-olla vaata hooaeg algas, ei antud nii palju neid valikuid ja mängijaid ja nüüd siis okei, et Slava on ennast tõestanud selle poole aastaga, Sats mängib ilusti, võta. See Viktor tuli, see suur rahapart, no nii palju läheb. Palju vaja läheb Slava, vaata, et siin tiitel ära tuleb. Kas ei tundu nii? Et siin on lihtsalt see, et super akent, see korraks tundus, eks ole, et kurat, et mis see saab, eks ole, kas Kirss peab hakkama lööma nüüd. Ja nüüd vaatad, et holy shit, et see Sats on nii... Ütleme, Lehtmetsal vist nagu ei läinud. Ta küll lõi värava kahjuks suruseisust, aga eks võib-olla tema positsioon ongi kõige suurema löögi all. Ainus miinus, kui üldse leida, on see, et minu jaoks on ikkagi kaitseliin on, ütleme, kahevigastuse raudusel sellest, et läheks hästi õhutuseks asi, eks ole, võta sealt, keegi ära, äärelt eritada. Äärelt eriti, jah. Aga samas savi. Mis paneme rohkem ründajaid allapoole. Kas on väga meeldis või? Minule väga meeldis, te võite öelda lihtsalt meeldis, kui tahad. Ma ütlen lihtsalt meeldis, jah. Seepärast sul on Flora hinges. Sa ei saa kunagi Levadiat kiita. Õudne meeldsed. Aga minult tuli meelde sellega ütlesid, et me ei kujuta ette, mida seal, ma ei tea, Brasiilian või kes iganes, valmis tegevalt jalgpalluriks saad. Ma lugesin kunagi mingit raamatut Brasiilia jalgpalluritest. Kuulsite? Maidis Kallet on lugenud raamatut. Kunagi. Ja see oli ka mingi brasiillane, rääkis ka, et kuidas tal põhimõtteliselt väiksel oli 3 eesmärki, mängid Euroopas profina, siis saada endale blond abikaasa ja mängida, oligi, et mängid jalgpalli ja saada raha ja siis mängid Euroopas, siis ta oligi, jõudis Fääri saartele ja see oli mõtlesin, sa räägid mingist Ronaldost täiesti mingi lambi venda see on umbes sama tunnistused, nagu olid nooruspõlves Anders Hopper. Nõmme Kalju, liigas teisel kohal, liigas teine koht on näiteks Tärniga, neil on seal, Levadia 56, Nõmme Kalju 44 punkti, Flora 42, Flora 20 vähem, et Flora virtuaalselt on nendest ikka eespool. Kaljult Aleksander Iljin lahtus siis kummitama Viimsit teisliigasse. Läks siis FC Tallinn oli või? Kas oli või? Jah. Ja siin võib-olla saabki esiliiga nurga, et kui te tunnete, et Anders Hopper on natukene tujust ära, siis loomulikult miks? Mis siin ei ole midagi siin tujust ära olla. 1-2 kaotasid Florale, aga samas, kes seal sulle väravad lõid? Paltser, meistliiga mees, Sootov meistliiga mees. Ma kahjuks pean siin ütlema, et mitte nemad ei löönud, vaid meie... No, pole hullu. Küproselt järgmine kõne. Siiski mitte. Vabandan. Ei ole. Et me kahjuks, siin ei saa öelda, et Flora lõi, vaid me kahjuks ja ise korraldasime need väravad endale ja et öelda, mäng oli väga hea. Aga jah. Kaotasid 1-2 Florale ja samal ajal Velko lõi jälle 4. Nõmme Kaljut alistati, ehk siis seis on selline esiliigas. Velko 54, Viimsi 51, üks mäng vähem. Virtuaalselt võib öelda, et vahe on 10, aga selleks peate võitma ka ja siis seal kuskil tuules, mitte liiga kaugel, Elva tõi ka endale aafriklase ja kuskil on ta Kalem. Ja seal on ka Flora. Ei, seal teelt on tihe rebimine, aga jah, et... Uuesti, 54 punkti 41. Tihe rebimine. See ei ole... Allpool ma mõtlesin. No Elva pole kaugel, on ju. 4 punkti, jah. Miks, kui siin kõik... 36 punkti peaks veel laual olema või ei? Kas teil läheks ikkagi suurt sponsorit vaja? Et ma vaatan, et siin... Et kui siin ikkagi Velkod ja Elvad ikka väga paugutavad turul, siis teil kuidagi... Ma ei näe teile... Meil on sellest sisehall. Väiksed võidud elus. See on nagu Arsenal ehitas kunagi väljaku ja siis ei saanud endale lubada mängija. Meil on sisehall. Ja nüüd lubavad, on jah? Ja nüüd lubavad, et meil on vaja seal natuke manageerida ja me kasvatame noori. Illini mitte meistriliigas hakkama saamine, see mõttes oli üllatav, eks ole, et ta tegelikult Kuressaares vist oli, eelmine aasta vist oli, sai mainitud üks triblamiste osas. Number 1, korraks lahtus ka Ginan Meren Godwin, aga ta vist ei läbinud seda ja siis ta naases, et kui ma käisin seda Kalju mängu vaatamas, siis oli ka, et see vaatasin mingi mustanaaline tellerdab ja mõtlesin, huvitav, kes on, tuli välja Godwin tagasi kodus. Ja ainus lisanduja siis Idalesio Dias Portugalist. Ja ma ei tea, kas Madis Kallet, kas sina oled suudanud Kaljult rohkem arvestades, kui tihe on heitlusmedalitele? Või?
pigem ma arvan, kui seda Kaljut vaadata, ütleme, ülejäänud esikolmikuga võrreldes nende eelarve ikkagi on väiksem, nende võimalused on veidike väiksemad, et nemad ikkagi eks nad otsivad oma uut Promissit ja uut Guilhermet on, aga see nende süke... suurim fail neile selle sarnas oli see, et Promiss liitus Inglismaale. Kurat, see raha, millal see raha tuleb sinna? Praegu alguses teadsid, et raha kuskil on, nüüd tõstad see raha kuskil mingi vahelattu põhimõtteliselt. Käisin vaatamas seda, Kalju vormistis üldse aru, nad tuulutasid see 3-1 vaprust, ja siis nüüd kaotasid 0-1 kõvas vihmasajus Harjule. See värav oli midagi selline, seal Bergil vist läks jalg alt ära või kuidagi selline õnnetu värav nagu oli. Eks Kaljul oli ka, et kuidagi seal mingid Orlovid, Vassjutid, eks ole, ei olnud üldse mänguvormis ja natuke hõredaks see asi muutunud on. Aga mis ma Kalju rodu, ma ei jõua ära oodata, et see raha sinna Kaljusse jõuad, seepärast taaskord... Staadion on ju linna oma, ega selles mõttes... Kurat, sinna mingi raha eest võiks teha mingi tribüüni, saad aru, oled seal game day mängupäevad olemas, oled seal tasapinnal on ju pingid, kui vihm hakkab sadama sinna katusala umbes 200 inimest, samal ajal nad küsivad 8 eurot õlle eest, nagu jumal küll. Ja sa mõtled, et miks seal, tegelikult on ju äge sinna, selle mängide vahel ilus staadion, tuled sealt läbi Sütiste metsa jalutab, mina kui suur jalutaja. Ja siis oled seal ja mõtled, et tegelikult on see ikkagi ju piinlik. See mõttes, et sa seal mingi selline koolipinkide peal saad istud seal ääres, kui sa sinna tribüüni alla vihmavarjuga tuleme, säästusektor. Jah, et jumala eest... Või lähed käes selle teisel poole, võtad sõprad mingi kile kaasa, oled kile all niimoodi. Poest läbi, õlu on €50. Ei jää muud üle, ma räägin, ei jää mitte midagi muud üle, aga Kalju panne siis hinnata, et sa oled soodanud rohkem, kas oli väga meeldi saata. No kui sa tahad meistriks tulla... Normaalne, või siis ei meeldinud. Hääle murre tuli. Ei eks ta ongi siuke rahuldav, ma arvan, et ega midagi suurt ei toimunud, muidugi nad tahaks tiiti veel mängida, peaks rohkem tegema, aga ma arvan, seal mingid reaalsed võimalused seavad piirid, jah. Et natuke see... Ühesõnaga oodatakse seda kuni 5 miljonit, et kui see tuleb, siis saab. Sest nad ei muutnud ju mitte midagi, et me ei tea sellest mängijast mitte midagi. Natuke on nähtud, aga sellest ei saa mitte midagi aru. Ja õige, seda ma tahtsin ju rääkida. Ja õige naljakam asi, mida ma üldse soovitan inimesed, mis jälle vaadata Eesti jalgpall. Et seal tavaliselt alustavad ees Orlovid asjad, ja siis Andreev annab vahetusest, seal annab, musta mehed saavad sisse, ja siis tuleb need Dias ja see Esono ja need kõik vennad korrad on. Kurat, saad aru, kui keegi palli saab, Eesti vennad ei jookse raitses juba tagasi, ühtegi söötu ei tule. Kui ma arvan, see Dias läks pall, sihta Rommi hakkas juba raitsesse jooksma, siis sa tead, et need vennad on, see ongi täpselt, vaata, enne mängu vaata, kui värahtidele lüüaks niimoodi suvalt peale, eks ole, sojan hoida. See Nõmme Kaljune vahetusveeste, 3 musta ette, palli saab kätte, paneme peale. Eesti mehed rahulikult seal Boroniltsid. Sul võib olla seal natuke tõsi, sest isegi meie oleme ju mõelnud, et kui me peaksime mängu sees midagi muutma, et kas see info, mis me anname edasi, kas see jõuab nendele mängijatele ka kohale, et ma saan su murest või sellest häälepanekust päris hästi aru. Et kui sa enne mängu suudad neile selgeks mingid asjad seal maketi peal või boardi peal teha, see on üks asi, aga jah, et saadad ja muudad mängu sees midagi, et siis ma saan Romi sihist aru. Paide linnameeskond lahkujaid ei olnud, aga päris 3 päris põnevat tõmmet, eks ole. Neist esimene on siis loomulikult see, et kaitsesse tuli kuulus Christopher Käit, avamängus kohe värav, normaalne. Siis tuli ka neil tuli ka üks loomulikult kambialane, muidu ei saa, Tarboe, mis on natuke teistmoodi, on see, et ta on mänginud Slovakkia esiliigas, kus ei löönud läbi, et tavaliselt on tulnud täitsa Aafrikas, see kord on see. Ja siis tuli ka Kolumbiast Juan Palacios. Eks see viimast mängu vaadates, et 6 välismaalast, 4 veel varumeeste pingil, et see on tõsine Kesk-Eesti sats, et jah, eks nad panevadki nüüd, peavad gaasi juurde panema, et sellest 4. kohast kõrgemale tõusta, et ega me ei tea ju, kas 4. koht on järgmine aasta veel olemas. Järgmast on. Järgmine aasta oli. Ja see läheb järgmisse. Aga jah, et ma ei tea. Aga see mõttes on need konkreetsed, eks ole, tõmbed. Palacios tuli Fluminensest, tegelikult üsna kõvast noorte sellest ja mänginud Kolumbia noortekoondises. Tarboe on mänginud seal Kambja noortekoondises, mis paljude kambalaste puhul ei ole nii. Ja eks ole ja Käit, Eesti koondislane, tegelikult
3 üliäredat tõmmet, mul selle taaskord, miks jalgpalli vaatama minna, sest seda Palacios ma juba tahaks näha, et seda Giovannit on näha, et Palacios ta on oma silmad näha, et mis mängi on. See nädalavahetus teil ei saanud peale. Et selles mõttes jah, et nüüd ju ka, kas Padamosit kirjutaks juba, et äkki Poola on, et seal välja võib veel minna, et ilmselgelt neid ju mehi on praegu seal varuga, et seal mingi laev tuli sadamasse. No ilmselgelt ju tahetakse ilmselt mingit müüke teha ja tavast pärast Euroopat Biden teinud neid ja vabalt võib olla, et seal kuskil midagi on veel soolase tulemas. Ja. Ma arvan, see on selline, minul väga meeldis, ma ei tea, kas teile. Lihtsalt see mõttes 3 üsna normaalset CV-ga meest. Ja, et kindlasti ju ka see, nüüd jah, see vana mees mõtleb, vaata. Baranovi nimi tuleb meelde. Oota, ma panen vahetulli. Ja nüüd Madis Kalvet proovib nii kaua meenutada ühte... Ei, ma Baranovi nimi tuli meelde mulle. Nüüd rikud ära. Nii kaua tuni Madis Kalvet meenutab teda, ta meelde tahtis, paneme vahetulli. Let's go! Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! No võt jumal tänatud see Vivatbeti vahetull on, et isegi Madis Kalleti surune vana mees tuleb nimed meelde. See on rohkem segadusse, ma arvan. No nii, räägi Baranovist. Baranov sai viimast mängus viga loomulikult. Ja tahtsin ka öelda kokku, et ma arvan, keskkaitsesse oli neil pikas plaanis aga jõudu juurde vaja, et Baranov tegi küll väga hea eurohooaja, aga samas Eestis on olnud tal need mängud, ütleme, on olnud nagu on olnud, et ilmselgelt mingit värskust ja uuendust sinna oli vaja, et... Mis oli huvitav, mängis esimese mängu parem kaitses käit üldse. Mis ta ei tundu üldse selline pigem, ma ei tea, kas on parem kaitse tulevikus ei ole, et see oli põnev vaada. Pigem ta ikkagi, kus ta nagu keskkaitses pikemas plaanis peaks nagu olema, aga kunagi ei tea, need mehed on ju ennegi pigem tuleks eespoolt allapoole, et ma siin minna keskelt ääre peale, et pigem jah. Ma arvan, noor mängija peaks suutma igas positsioonis seal kaitseliinis mängida, et hästi tuli. Avas oma selle skoori ka, jah. Jah, sümpaat. Ma arvan, väga meeldis, sobib televiisjoni. Sobib, jah. Võtame siis järjest Tartu Tammeka, mis lahtusid siis Mairomiil kaitsest, lahtus Mattias Karis, kuulsa inimese lapselaps, lahtus USA-sse õppima. Siis Ignatius tuli müstilisse kohta, ma nüüd ei mäletagi. Mingisse kuhu ta läks Kreekasse, Kreeka esiliigasse vist. Ventjas ei saanud vist Tammekas pealegi läks Kreeka esiliigasse, kus mängivad meie koodislased. Ja siis ta kuulus David punaste kaartel Masin Epton läks Kasahstani kõrgliigasse. Vägev. Liitusid Joachim Amichekori, Prantsusmaal passiga mängija, 1,5 aastat. Osman Dorona, Sierra Leone ründaja, tuli Kero Lakkase iraatlisest, vägev. Ja Musa Sambe siis toodi ründesse. On need vist, eks ole. Ma ei teagi, Tartu Tammeka osas mingid mõtteid, et nad peavad, miks peab õnnestuma Tartu Tammeka, õige? Kui me hooaja eel tegime sellist väikest ründajate drafti, eks ole. Valisime meistriliiga neid ründajaid, kes lööb kõige rohkem väravaid, siis mina suure spetsialistina, minu valitus oli, et igaks sai 6 meest, et sulle draftina. Mina loomulikult valisin sellise mehed nagu, Sappinen sai välismaal, Eigo kuldne puudutus. Sillamaa sai välismaal, kuldne puudutus, Eigo. Tampeduu välismaal, kuldne puudutus. Ooperi valikud, Männilan, hooaja lõpuni vist väljas, Lepik hooaja lõpuni väljas ja loomulikult Koskor hooaja lõpuni ka nüüd väljas. Ehk siis Usta, Ivanov, Kivitööd järgmised. See on nagu õudne, et kuidas saab olla selline räägi see päris õudne. Päris kahju poistest, aga jah, see on see jalgpalluri elu. Sina Tammeka osas, sina siis Railvõt anda oma spetsialisti vaade, et keeruline, üsna sellised, mitte väga raske, või tähendab, ma ei oska isegi öelda. Kokkus ongi, et ega nad on mingi joone omal nagu võtnud, tundub selle värbamisega ja et sellest on hetkel tundub hoiavad nagu kinni, et väga palju sellisel tasemel ju neid välismaalasi, kes tulevad, ega esialgu kujutage ette, et ega need uued täiendused on ju ka, et kokkus samas Tammekal pigem läheb hästi, praegu on ikkagi selle 5. koha poole liikumus, et selles mõttes tundub see mingi plaan, mis on võetud, see on ikkagi
esimesed siuksed edusammud on olemas. Jah, kui oli siin ratsmängu järjest oli 1-5, siis üks spetsialist ei Raljurand ütles, et küll see Voolaid paneb selle Raitsi luttu, et et läksid selle pressiga liiale ja viimased ratsmängu 1-0 võitsid Nõmme United, et 1-0 võitsid nüüd Kuressaaret ja Sambe kohe skooris ka, eks ole, et pigem, eks ole, Tammete puhul 5 koht on ulatuses see, et tõid, et sulle sügavast juurde välismaalt, et Eestis sul nagunii ei ole tegelikult liialt uuelt. Tahaks nagu sükste võistkond puhul ka näha, et neil oleks süke, ma ei tea, üks selline, ma ei tea, nimekas Eesti mängija tuleks aegalt juurde või süke, no kuidagi see nagu elavdaks nagu rohkem seda asja, minu tundmus on selline. Erik Sorga Tartusse. No näiteks on ju, kas või on ju, tegelikult see oleks jumala lahe oleks ju. Mina oleks küll vaata, mis Sorga teeb on ju, pole ju seda meest, ma ei tea, 3 aastat põhimõtteliselt näinud on ju. Sa jälg Instas, saad kõik teada. Ma tean, et on hästi värvilised riided ja lahedad soengud ja ägedad prillid on ju. Jah, ta on nagu ats põhimõtteliselt. Aga ma ei tea, mina Tartu, kas te ütlete rahulda, minule näiteks meeldib, et nad tõid sügavust ja on sellist Vot ei teagi, mis nende eesmärk on, et kas nad üritavad lausa sinna esinelikusse või kui sa võtad niimoodi praegu 2 mängu vähem on, et vot ei tea, et kui nad saavad need kaotused viikideks ja sealt veel viigid võitudeks, miks mitte, et suruda veel ennast ülespoole, aga ma kardan ka just see kaitse pool võib-olla oleks vaja, nagu sa ütlesid, kaitse oleks vaja lukku saada, praegu on 2-1-0 mängu olnud, noh, jah, ennast raitsesse, noh. No isegi, et nad vaatad ka niisugust veidike pikemad plaane, ei tee seda ühe hooaja plaani, et vaatame nüüd, kuidas hooaja lõpp saada natuke paremaks, siis pigem arvan, nende täiendustega ka ikkagi vaadatakse tuk ette juba ja pigem läheb hästi, ütleks ma ka, et jah, need 1-5, noh, see on natuke liiga palju, aga juhtub vahest, et kui sa nüüd suudad, need omavahelised mängud just täpselt Kuressaaredega asjadega, et need sa pöörad enda kasuks, palju punkte on seal. Ega seal oli Kuressaare olid ka täitsa okeid variandid. Väga head võimalused olid ja seal oligi, et oleks võinud vabalt kohe algust taha jääda, läks see posti ja jooksis. See oli päris edev värav, Andres vist oli see. Jah, et jah, eks. Tabelis, kui Tartu on 5, 32, siis 6. kohal Harju, JJ Laadri. Lahtuja oli siis Ramal Sillamaa, teda me menetlesime, et päris üllatav on ju. Sisse tulid siis Jan Emmanuel Assale ründaja, siis ka Moussa Zek kaitsja ja siis Anders Vaher kaitsja. Noh, arvest seda, et neil justkui mingit raputust või seda oli vaja, siis nagu pigem vist on nagu normaalne aten, et muidugi praegu on see oht, et see äsja võitsid Raljut 1-0 ja tekib selle hullus, et nüüd on kõik hästi, aga pigem Mussa Sekk, eks ole, tundub päris mängumehe moodi. Mina usun Vaherisse Harjus, et või Flora tõrgeliin ja jooksmine, siis võib-olla ei ole nagu tema võib-olla kõige tugevam külg, siis võib-olla Harjus seal on nagu loogilisem isegi mängida. Ja natuke siis jah. Meeldis, ei meeldinud. Ma ei diskaldanud. Siuke hea. Sest varianti olnud. Hea on 4 või? Hea on 4. Väga meeldis, rahuldav. No meeldis siis, ütleme. Meeldis, väga ilus. Meeldis ja hea on sama ju. Seal on tohe, et see, vaata, Flora mees tuli, siis ikka meeldis. Tuli juurde, vaata. Nüüd ta pole enam Flora mees, jah? Nüüd kahjuks enam ei ole. See ei olnud laen ega midagi, et see vist oli ikkagi ju, et ühes koos lõpet ära ja teis alustas uut, jah? Pärnu Vaprusel on nüüd 2 mängu järjest sellised, et põhimõtteliselt esimene pool kohutav, et nii Kalju kui ka Flora vastu, esimene pool 0, täiesti 0, et sealt võtsin ka 0-3 ära tulla. Ja siis kuulus Igor Prensi selline verbaalne näopets, vennad tuled välja, pauku täis, aga natuke hilja. Vapruse puhul sisse tuli mitte keegi, lahkus mitte keegi. Kuidas meeldis? Kas sa, ilma näljata? Kokkuvõttes on see, et Vaprus on ju Flora kõrval teine tiim, kes ikkagi mängib ainult oma meestega. See on õige. Ja ega siin väga nagu polnud neid tõmbeid teha ka kuskilt ja otseselt suvehooaeg on läbi, enam ei meelita kellegi. Jah, et suvel teha Pärnus mängida ja need on tuuline rannastaadion sügis. Ei, aga samas, eks ole, mingid näib Kuressaare tõmbas Svedovski või mingid ma oleks ka eeldanud, et kas sa pigem oleks ootanud, nad lainavad edasi või pigem sulle meeldib see, et seal tulevad päris noored mehed, et seal seal oli Rasmus Orm oli, kes tuli vahepeal ja et nad oma kasvandikke seal on küll, seal on need 0-8-id ja et teelt on mängijaid küll, kes võiksid nagu kuulus Utunõmm, Nõmmed koos, let's go.
et ja nemad võib-olla panustasid tõesti sellele, et täpselt siseelu ei tea, aga ma eeldaks, et tegelikult sul on vaja vahest seda väikest raputust, et tood kellegi uue täitsa väljaspool satsi sisse. Nii, Madis Kall, kas sa... Ise just kiitsid eelmine kord, et väga hea, et annavad oma noortele võimalust ja pole vaja siin kedagi juurde. See mina arvangi nii, aga ma küsin sinu arvamust. Mina vaatan soperdaja, sina oled ikkagi hinnatud jalgpalliekspert. Jah. Ei no ma arvan, pigem oli oodatav see, mis... vabanduste nurka järgmises saates. Toodab nagu seda ise ette, vaata. Ei, see mõtlesin, ma uuesti, kas väga meeldis, aga ehk siis 4, et see mõtlesin, et ootuspärane oli. Aga sina ei oleks tõmmanud lainule kedagi võimalusel? Pigem mitte, no mõtlen see, et kui need noored saavad seal variante, et no minu mõelest on hea. Nad on viimsed ülemineku mängudest 3 punkti kaugus. Ma arvan, nad jäävad kõrgemale kui 9 kohta. Nõmme United by far kõige võib-olla põnevamate lüketega. Nõmme United siis eelviimane 25 punktiga, nende ees Pärnul 27, Harjul 28, selja taga Kuressaare 24. Ehk siis mida tegi Nõmme United, liitusid sellised mehed nagu Tristan Evans, Deportivo Road Cityst. Tristan Evans. Siis võib-olla kõige põnevam taaskord on Aiden Torres, Puerto Rico koondislane, 2 mäng, ja on teinud Instagramis pilti koos Lionel Messiga. Fucking let's go. Hans Ooper, kes on kõige kuulsam inimene, kellel on selfie teinud. See, mis ta nüüd oli inglise Southgate võib-olla siis kui ma käisin mingil mängul siis see on ropp uudis. Siis tuli ka Simon Geiger pikalt, kas ta oli Kõrgligas ka mängida Šveitsi esiliigas pikalt mängida, see oli küll ehk tema on siis keskkaitse ja tuli ka Mairo Miil Tammekast lahtujaid, olulisi lahtujaid selles plaanis pigem nagu ei olnud. Kas meeldis? Et toodi siis, eks ole, kaitsesse 2 meest toodi see Tristan Evans on võib-olla kõige tundmatum nendest, et teda pole veel näinud, et kas pigem meeldis või pigem oleks oodanud veel midagi või siis Madis Kall, et pigem hakkab võib-olla läheb juba liiga legionärina nagu hoopis. Muidugi tahaks, et oleks rohkem, ma ütlen sama asi, nagu ma ütlesin Tammeka puhul ka, et tegelikult nagu tahaks näha, et tuleks mingi ägedaid Eesti mängid, aga need pole võtta kuskilt enne, sa pead ilmselt üle ostma või kuidagi üle meelitama või siis ongi need vaba agendi staatuses olevad mehed, keda tegelikult ju, jälle Erik Sorga on, et Oliver Jürgens. Jah, Jürgens ka iseenesest. Ei, okei, Jürgens koju tagasi. Selleks lahe asi jälle. Ei, aga mis on Nõmme United suurim mure on? Kaitse. On nullimäng see aastast, ei ole tulnud siia. Hulbjast. Et siin nädalavahetusel said Paljalt ainult 4. Ainult 4, jah. Aga samas ise oli ju 2 näkut järjest umbes, et saab 1-1 minna, ei löö ära. Et see kaitsesse nagu toodi. Mairo Miil, ma arvan, Mairo Miil on parem, kui seal mitmed mehed. Simon Raiger, väga põnevad CV-d, et sulle Šveitsi esiliigast. Lämmi noorte koondis mängid seal on. Jah, et väga põnev. Seesama Lionel Messiga pilti teinud, tema on veel poolkaitsja. Ta tuli siis lainule Atlanta Unitedist. Et mõnes mõttes põnev. Aga? Mõt ei tea. Tulemust veel ei tea, jah. Kuidas meeldis? Ma arvan, okei, see ongi see meeldib jälle, siis peab ütlema. Näevad vaeva vähemalt. Nad näevad vaeva, teevad midagi, aga samas mõtlen, seal kuidagi siukseid, ma ei tea, mingi ekstra äged asju tahaks rohkem näha, aga tegelikult suvel pigem juhtub Eestis arva neid. Ja, et seal ma ütlen, et nagu need Sapinen läks Küprose sama, tore, kui keegi tuleks näiteks tagasi kuskil niimoodi samal hetkel või mingi siuke asi nagu puudu minu meelest suvel. Kuidagi seal nagu see, ma arvan, et me mingi hetk võib-olla ütlesime, et Henri Järvelaid on meie sümboolses koosseis, ma arvan, mitte keegi meist ei paneks Henri Järvelaid sümboolsesse koosseis. Et seal nagu, ja ükski noor nagu, okei, seal mitte neid noori nagu metsikud palju oleks, mina oleks eeldanud mingi Truuväärt või kes seal need veel on aeg-ajalt nagu on ju mängivad, aga päris läbimurret ei ole teinud. Jah, et mina oleks, et see, Nõmme näites selles mõttes on võib-olla see kahju on ju minul, et mul on tunne, et nad tahtsid nendele noortele anda. Et noored te saate, eks ole, pande.
et nad ei ole keegi nagu minu arust seda võimalust ära, see Gert Jabal on ju saanud, eks ole, see Radomski on noor vend on ja kes veel on, on Õunap on need sul ratikurvad ja pool ratti. Natuke meenutab seda, kui eelmist korda Gabrielias käisid, siis oli ka ju suvel toodi ka jälle mingi mis on selles suur oht, mille pärast ei saa eeldada, väga meeldib, et seal see väike asterrisk on taga. Samas jälle ütleme, see Paide mäng oli ka, et ei saa öelda, et nüüd oleks ju see 1-4, et umbes oligi nii, et seal ju selle 1-2 pealt oli 2 korda 1-1 mindi ja ei löödud ära jälle, et seal mingid ütleme nii, et eelmine või see Levadia vastu käisin vaatamas, siis nad olid ikka väga rongi alla, Levadia vastu võibki juhtuda see. Ja võibki juhtuda, seda näeks mulle, Eestis meeskondis ei ole Levadia vastu rongi alla, et see on isegi Floral seast korra rongi all seal on, et see on siin on Nõmme Unitedil on nagu megaseeria nüüd 3 ülitähtsat mängu, et esiteks on Laadriga 6 punkti mäng. No see sisust ongi nii, jah. Siis on Vaprusega 6 punkti mäng ja siis on Nõmme Tervi. Ja siis tuleb järjest neil Kalju, Flora, Paide tuleb. See on, et need järgmised 2 mängu, et siis hakkab esinelik tuleb ka otsa, et kui siin järgmist 2 mängus ei tule punkte, siis on selline veitsa võbelus on sees, et aga mõtlen, põnev sats vähemalt näeb väravaid alati, et see mõttes, et kiidame. Et ei ole seda 0-0 ohtu. Seda ohtu ei ole, et vähemalt midagi saad oma raha eest alati, et see mõttes on tore. Kuressaare. Me mängime täna õhtul tuubliga, et ei tea, kas need uued mängijad saavad seal võimaluse. Näeme ära kohe. Jah, Kuressaare Levadiast tuli lainule siis Aleksandr Spedovski. Äge lükja. Ja keskkaitsesse tuli Aleksandr Medvedev, kes alustas hooaega Nõmme Unitedis. Mis mees see on? Ta on ka 0-8, et on käinud koondise sealt pildist läbi, ka nagu võiks nagu midagi olla, füüsist nagu oleks, aga eks näis, selline võib-olla pigem natukene tulevikuvärk. On see, et kes iganes seal Kuressaare keskvälja või keskkaitses on, et kas Luka või Luka ja Rico Biil. Mul see nimi ei jää meelde, Rico Biil. Et neid vist veel pigem oleks üllatav, kui kohe välja lükkaks. Pigem jään nendele selline. Kas Kureste räägitud, et hästi õhutu sats, eks ole, tegelikult on üsna hästi normaalselt hakkama saanud, et seal eespool on põnev. Kas oleks oodanud, Kalvet, sina Saaremaa mees? Ma meelest nüüd sa võis rääkida, mis sind kuidas seal on sealt? Ja räägi siis ainult Saare aksendiga. Räägi, nagu sa päriselt räägid, et ära. Siis te kuulate, kuidas sa räägid Kalvet vabal ajal, muidu ta siin pingutab, vaata. Ei, ma ei pinguta. See on see, et mõnikord viskab sisse lihtsalt, et tahtmatult. See on minust on kõigi varem need Saare inimesed, kes nagu muidu räägivad normaalselt, aga mingi 4 õlle pealt, siis hakkab see öö tuleb sisse ja hakkavad need sõnad natuke venima, vaata, kui sa hakkad siin 4 õlut ära. Ja inimesed proovivad inglise keelt vahet ja siis unustavad ära vahepeal. Mul võib-olla on see, et kui ma olen nädalaga Saaremaal olnud ja siis tagasi tulin esimene õhtu, on keeruline, aga muidu üle. Ütleme, pigem oleks oodanud võib-olla isegi paari võib-olla liitu, et äkki isegi rohkem, et ega nad ilmselgelt ju üritavad sellest 9. kohast kõrgemale ronida. Miks Flora ei ole? Jah, pole endalgi. Nad tahavad ära võtta, mitte anda. Aga ei antud võtta. No jah, oleks võinud hullemini minna, oleks Flora, oleks võib-olla mingi Andres võid tadas võtta, et see mõttes oleks ja ma näen ka väga halbad stsenaariumid. Siin on Jürisoo ja Luka ja Andres lähevad tagasi. Jürisoo on vist tõtkine puhas Kuressaare mees, ta pole isegi Florada mitte mingit side. Ja ma arvan juba kui seal Antonov võeti, siis Lukat enam ei võeta, et seal vanusel koostöös paigast ära. Kuulda, et taheti, jah. Et Kuressaare puhul on tavaline ja suvel toome 2-3 laenu ja siis üritame seisu veits parandada, et sükke iga-aastane käik ütleks niimoodi, jah. Sotterites oli see, ma arvan, et pulss teeb neid põnevaid, see numbri neid, et kuhu on kõige rohkem liitunud, eks ole. Siis muidu olid umbes viimastel aastatel, muidu Eesti klubide vahel oli mingi 3, oli see mingi lagi, on ju. Ja siis oli kuskil järgmine oli mingi Kuressaare ja Flora vahel mingi 25. Ei no see, et see on nagu, ma ütlen, see on tore, kui täiesti iseseisvad klubi nii hästi läbi saavad, see on puhas rõõm. Anna siis meeldis, ei meeldinud. Paneme 3, jah. Paneme 3, ehk siis normaalne. Ja meil on siis jäänud ainsa klubina nüüd loomulikult kuulus Narva Transi puhul siis mis juhtus, suve algus Kossovski vallanditi, tema asemel siis tuli sisse David Kampanja, aga
aga ega muud ei olegi, lahtusid Burjanatse, kes päris äge, ma kiidan, et Sotteriti võiks kiita, et ta on hakanud tegema mängijatega integreid, et ta Burjanatsega rääkimine, see oli umbes selline, et nahkunada põhimõtteliselt. Ma oleks tahtnud nahkunada pandu siis oma edasi vaata, et see mõttes oli äge. Lahtus ka Harvey Rowe, läks siis Soome 4. liigas, mis näitab Transi geniaalset ülemineku asja. Ma tahaks näha seda meest, kes ütles, et see Rowe on päris hea, palkame selle mehe, et kes see Reinus oli. Ma tahaks teada, kes sellele mängijale ütles, et kuule, lähme Narva. et võiks nagu ennem öelda, mis kohaga tegu on, et võib-olla see oli väike šokk sellele vennale ka. Ja siis sisse tulid, eks ole, Paul Raits ja Vistama Avusi, kes on vist... Vahe nimi muidugi Vistama. Vistama Avusi, ma mõtlen, et kõige paremad nimed on need nigeerlastel. Hope ja Sunday. Blessed, jah. Siis tuli ka kuulus päris orkeistest, minust oli see Old Boysist läbi tulnud Thomas Berardotsi, aga tegelikult tuli Hispaania madalast liigast, tuli ka Iker väravasse. Iker, kahjuks mitte Trasillas, Venteo. Mina ütlen ausalt, et see on selline, minu jaoks on 3 miinus, et mina oleks oodanud natukene rohkem, natukene julgemalt, natukene laene, et neil on edasi ellujäämisest on 7 punkti kaugusel. Või vabandust, mitte ellujäämisest, vaid ülemenetu mängudest viimsiga. ja 8 siis püsima jäämisest. Et seal on jälle see, et ma arvan, mängu tulla, et see sama see finantsiline võimekus on ju, et kui palju sa oled valmis sinna alla panema, et ma arvan, seal võivad küsiti ka, Švedovski, kui tahad Narva lainu minna? Ei, okei. Sinna Narva, ma arvan, Eesti mängijad lainul näiteks saada keeruline. Aga ma ütlen just see, et mina vaata olen vana see, kes Andres Panen kõrvat kinni on, et teisi liiga minu meelest tase on üsna kohutav tegelikult on ju, et seal paljud mängijad, noormängijad minu meelest ei tohiks Eesti liigas mängida, et minu meelest tee see pool aastat meistiliigas, et kui sul on vähegi talendikas, et kui sa oled selline 21-aastane, 24 koolis käin tööl, esiliiga super, kui sa oled siin 19, seal esiliigas nagu vinduda, see on minu meelest on ohtlik, see on minu meelest, selles mõttes esiliiga mängu oma silmad näinud, see tempo on selline, et ütlen, et see on minu arvamus, mis on tavaliselt vale arvamus. Andres Hooper võid kõrvad lahti võtta. Mina panin Narva Transil 3 miinust, mina sellest nagu ei näe sellist tugevat püsimajäämise potentsiaali oleks oodanud rohkem. Et su klubi on katastroofi veerel. Et mina võib-olla oleks oodanud natuke enamat. Samas, Sats mängib küll, kui vastas on Paide. Sats ei mängi, kui vastas on Levadia. Et see Levadia 0-4 oli üsna kole, aga Levadia on... Ma mõnes mõttes võib-olla isegi olen nõus, et see oli see, mida ma olen rääkinud ka Rooda püsimajäämise heitlus oli, et sa arvad, et tuleb, aga ei tule. Et Narval on ka see, et võib-olla me ootame, et küll nad hakkavad võitma, järgmine 2 mängu Nõmme, Kalju, Tartu, Tammeka, kui sa neid ka ära ei võta, ütleme, sa pead tegelikult võtma nüüd kuskilt ruttu, et see pöörata ümber, aga kui sa arvad, et küll ta kunagi tuleb, siis ei tule. Et kas see oli nüüd piisav see mängijate turul, ma ei näe ka, et see oleks väga suur samm olnud, sest samamoodi Kure tahab jääda sinna püsima, Nõmme United tahab jääda püsima, et ega see nüüd nii lihtne ei ole. Ja kui sa võidaks nüüd 3 mängu järjest, sest 3. ongi nüüd Kuressaare vastu, ja siin on ju võib-olla juba kohad muudetud. Ja see Kalju on Tarikas, et sealt tuleb, peale seda tuleb 2 suurt mängu ongi, et Tammeka, Kure, täpselt sellised 2 supermängu, et taaskord 6 punkti mängud, let's go. Ma vihtan seda väljendit 6 punkti mängud. Aga tegelikult on, et ütleb, võta nüüd need 2 mängu, ja sa oled 1 punkti kaugusel. Seis on keeruline muidugi, see on nagu selgem. Ja ma arvan, ikkagi Eesti klubid väga palju jääb selle ikka finantsi taha, ma arvan ka, et sa tahad selle peal päästa, mis sa lähed kohalikku panka, et kuule, et meil on siin 7 punkti juurde vaja, et meil oleks ilgelt 10 kilo vaja. Aga nagu sa ütlesid selle Švedovski kohta, et siin võib-olla ei aita isegi finants, et sul ei tule vähemalt kohalikud, et kes see tuleb sinna, on veel üks ekstra probleem, et sa võid tahta ka ja keegi võib-olla pakutakse, et kuule, võta see mängija, aga võib-olla mängija ütleb, kuule ei taha. Nii, ehk siis see paneme 3 miinus. Madis Kallet, kui sa päris südamest, kui sa vaatad oma hingesoppi, kui sul oleks valida, kas välja langeb Nõmme United, Kuressaare või Trans, kellest sul oleks kõige rohkem kahju? Kas ma panin nii kaua trilli uuesti?
ei no kokkuvõttes muidugi on see, et noh, ma ei saa ju saarlasena öelda Kuressaare, aga samas võib-olla saad molli seal, ma Saare, ma olen Kuressaares käinud küll, Kuressaare on ohtlik linn olnud. Aga kuidagi imelik on, kui Narva kukub välja. See on veider, aga täpselt see nagu ma arvan, see kogu selle liiga mõttest oleks nagu must väga halb, kui Narva nagu ära kaoks. Et noh, Nõmme Unitediga täpselt on see, et noh, vahet pole, see on Tallinna satsidele mõlemad ühtemoodi kauged otsad. Noh, täpselt, et on see Viimsi, on see Laagri, on see United, et noh, oota, kõik vähem kahju kui rohkem kahju või? Teid rohkem kahjudel, ei teid vähem kahjudel, või vahetale. Vali ise, mis sul on? Ei, võtta kokkuvõttes ongi, et tegelikult oleks... Ei olnud nii tõsine küsimus, et peaks väga pikalt menetlema. Olge vabalt. See lihtsalt jutu jätkud. Ütleme, et võib-olla United saaks kõige vähem kahju siis. Vihkad, Mark. Ei, ma ei vihka. Aga mis me öelda tahan, et minge vaadake... Ma olen siis selles nii-öelda, et geograafia läks lai selle poolt. Jah, et minge vaadake siis kohalik jalgpalli, et siin, noh, Tartu Tammeks, Flora nädases last Oller, United Lader, jõhtrad suur mäng, Kuressaare Vaprus, jõhtrad suur mäng, Kalju Levadia, jõhtrad suur mäng, Flora Paide, jõhtrad suur mäng ja Trans Tammeka, jõhtrad suur mäng. Muidugi. Ja kuhu läheb Eigo läheb vaatama Eesti Soome korvpalli. Ja mida ma hea, et see juttu teema sinna viisid ja noh, taaskord kiidame loomulikult. Sest suured mängud on ju mõlemad pühapäeval on ju korvpall. Jah, et mis ajale võiks panna, et sulle Eesti-Soome mängu, et või mis ajale panna seda jalgpalli, ma ei tea, Flora linnameeskond mängu, mis ajale paneme Kossule, Kossu koondise, kes see Kossu koondis ikka vaatab, sest jalgpall on suur asi. Ma ei tea, millega ma reaalselt vahest vaatan seda kalendrit, see on üks neist kohtades. Kuidas saab olla Flora Paide mäng, on põhimõtteliselt kattub Eesti Kossukoondise mänguda. Mis kell Koss mängib? 7. No siis jõuad ära käia. Ei, no ei jõua. Flora see Paide, et koha peal see on kell 5 ja mäng on 7, et sa ei... teisel pool ära minema. Jah, et sa, kuidas ma ei saa aru. Aga... Selleks on kõik sisse ära läinud, sa tuled ilusti täpselt alguseks. Ärge muretsege, tulge mõlemale mängule. Õnneks meil on ju ikkagi jalgpallis publiku numbrid nii laes, et siin pole ju vaja mõelda sellistele asjadele, kuidas inimestel on. Aga Kossu asi tuli hiljem. Kossu asja me ei mõjuta kuidagi, et seal on see... Ei, no lihtsalt sa vaatad kalendrisse, et noh, lihtsalt tõsta see, ma ei tea, teisele päevale tõsta see ette. Aga kahjuks me muudame kalendrit ainult siis, kui... Ja minnakse... Champions League vaatama? Jah, vaat ei, mitte Champions League, nüüd ju kalender muudeti... see noorte pärast. Kui on vaata selle, siis saab küll, Flora noored või? U19 mängib, kuule, siis me muudame kalendri kõik ära, vaata, see on tähtis asi. Et selles mõttes, ma ütlen, see Eesti viimane asi, mille peale üldse öelda, et see on publik õnneks, selles mõttes, et see faktid, kes seda mängu vaadata tahab, me peame noori arendada, et tõesti, kui Kostja tahab minna meistrite liigat vaatama või noored tahavad meistrite liigas mängida, no siis muudam küll kalendruppi ära vaata, et selles mõttes tõuda. Aga see läks nüüd liiga negatiivsest, tegelikult jalgpalli vaadata on tore, nagu ma ütlesin. Ma ei tea, kui palju jah, seal Kossu vendadest üldse statkal käib, vaata. Päris palju. Ei, aga mõtlen ikkagi Eesti spordivõiline päris palju kattub. Ja teine asi ongi täpselt see, et kui sul on Kossukoondise mänge, ega sa ei võta samal päeval mingit muud asja ette ilmselt. Jah, et noh, võiks. Aga samas võib-olla ei peada, et no ongi selline Super Sunday, konkreetne jalka ja Koss koos. No kõigepealt ikka lähed 14.30 Nõmmele. Seal tõmbad väikse tõmbad 8 eurostest, rõhutab 8 eurostest õlledest, tõmbad väikse sooja sisse, siis jõuad Florat esimel poolaid vaatama. Siis enam korvpallile küll ei jõua. Andres, sinusugune, ma saan selle pehme peenike mees, kes Kalvet juba sina vaata, kus enda pealt sõitis maha. Jah, mina. Kas me teeme mingi möla ette ka või? On meil kiire, ei ole? Teeme 10 minutit möla. Esimene möla nurk teeme loomulikult teeme selleks traditsiooniks, et teeme, et Talveti 7 puhtusepunkti. Ma käid puhkus vahepeal. Ma teesin Leedust, me ei saanud saadet teha, siis räägime Leedust, vaata mul on paar asja hingel, mis paneme linnale siis punkte. Talvet, mis olid sinu 7 põhipunkti, mis on linnas olulised? Ma tahan ühest asjast rääkida. Esimene asi oli õlu, loomulikult. Andres Ooper, sina oled finantsiliselt tarkmees. Nii Kaunases kui ka Vilnuses. Õlu väljas, 0,4. Istud väljas, vaatad inimesed kesklinnas, vanalinnas, õlu, 260. Kuidas saab olla niimoodi, et Vilnius, Leedus saab müüa õlut 260 ja meil alla 5 ei saa? Andres Ooper, sina finantsiliselt investeeriv tark mees, tee mulle palun selgust.
ei kujuta, ausalt ei tea. Madis, ka oled sina? See on nagu trumbil, siis mingid maksud on peale pandud. No täitsa haige on see, see ei ole haige. Ja siis sa käid seal Vilniuses ja tured, see on turiste paksult täis ja tured istud seal ja kõrval on suur klamp noori turedi sakslasi ja kõik rohed on soomlasi täis, käid siin samal ajal Tallinna vanalinnas, kus see õre, vaata. Ja siis mõtled, miks see nii on, vaata. Sellepärast ei jõuagi keegi sealt lõuna poolt meile, kõik jäävad Leetu. Odav on see juba. Enam ei ole vaja kaugemale sõita. On ju ebareaalne või ei ole? Ei, on, muidugi on, olen suga nõus, jah. Et siis õlu 5-5, toit ei jõudnud eriti süüa. Proovisin burgerit, millel oli garantii, et Leedu kõige terava burger. Oli päris okei. Ei olnud nagu terav, et ta oli välja maitsega. Rolling Stones, naised, loomulikult 5-5. Seda on alati öeldud, vaata Leedu naised, et miski pärast Eesti mehed ja vaata välismaa naised on harv kombo, et ei ole väga sage. Aga ma tean üli palju paare, kus on Eesti mees ja Leedu naine. See on mingi maadiline kombo. Mis ei tead see? Ja, ei, ma tean päris mitu paari sellist. Ja miks? Ma ei tea, trennid seal vaata, väga ilus riik. väga ilus riik, vaata. Ma saan aru, riik, kohe riik. Ma saan aru, et see Nikita Komissarov on, vaata, tule Eestisse kohe ära, ja siis ta on, ma mängi parem Leedu esiliigas. Saad 100% aru. Mis siis veel oli? Loomulikult, ujumisvõimalus 0, mäed, seal on see, seal on see, vaata, kindlus on Vilniuses, kui üles ronida. Kas te olete sellist filmi näinud nagu In Bruges või? Kus on Colin Farrell. Seal on see, et Ameerika, see torn on, vaata, püsivad. Siis Ameerika turistid, et kas sinna üles saab, ja siis see Colin Farrell, ma just kiire aktsenti teha, et ma ei läheks teha, see ütles, et you're fucking bunch of elephants, vaata. Ja tulet, ma hakkasin ka sinna trepist üles minema ja nägin eesel 2 inimest, mõtlesin, kurat, tahab samamoodi öelda, aga ei saa. Ja siis need mõtlesin, mul vaja kiire, vaata, vaba aeg. Jalutasin sealt üles ja kurat, nad jõudsid trepist 10 meetrit. Siis tegid esimese peatuse, vaata. Läksid mööda, jah? Ja mõtlesin ka, ärge parem üritage, te surete ära siin. Ja nii oligi. Ja ma ei mäleta, mis meil veel punktid olid reisil rohkem jälgi. Auschwitz lähedal. Ei, Auschwitz on päris lähedal. Aga seal oli ikkagi suur teadete tahvel Vilniuses Rooma liitut, et see oli suur juudi geto ja 58 000 juudist 56 000 tapeti ära. Kerge Auschwitzi õnd oli olemas. Talveti surun teise maailmasõja suur fanatt, et on ka midagi sellist. Ja ma ei mäleta, mis see 7. asi oli. Meil oli 7 punkti. Oli 7, jah? Minu meelest oli. Kindlasti oli 7, aga 1 läinud meelest. Aga mis tegema peamine oli see, kuidas saab olla niimoodi, see Vilnius on nii palju odavam, et kui Eesti, et ma ütlen, see Eesti Tallinn, ma olen atsus Tallinn nagu häirima, me suretame seda linna turistide maates ära, meil on hinnad on kallid, meil ma ei teagi, olgem ausad, meil ka ööelu ei ole enam, sest et Kõlvarti seadusega, eks ole, et ma peaks Noore tegi peol ka enam, jah? No kui sa pead, pidu lõpeb, kel fucking tatsatatakse kinni panema, kas sulle mõtet minna? Jõua saa soojagi sisse. Jah, õige, omal ajal. Siis alles mindi välja, võtta. Raske ja lõpurüsm on Andres Ooperile. Andres Ooper, meil on Eestis 14 podcasti. Jalgpalli podcasti. No nii, hakkame minema, mitut sa kuulad? Delfi jalgpallistuudiot, seda loomulikult alustame, kui tihti sa kuulad, tegelikult Alvet, sina ka võite öelda siis, et alustame, kus me alustame. Loomulikult Unibet, Gruusia Rombo. Kui tihti kuulad? Mina kuulan ainult siis, kui on Tarmo Rink. Muul ajal ma pigem ei kuula. Ma pigem kuulan iga nädal, kuidas kunagi, et jah. Siis meil on Sotterneti pikette ise äärele. Pigem iga nädal, jah. Pigem iga nädal. Samamoodi, et kui aeg on. Minul on ta pigem selline 60%. Mis meil siis veel on? Uus Tiki Tarka kuulus Germanava ja võib-olla Flora järgmine pead ei ole veel kordi kuulata. Viskas ette küll kuskil. Kuulasid? Mina ka ei ole veel kuulnud. Siis meil on olemas õhtul veel 3. pooled. Sõltuvalt külalisest olen kuulanud, jah. Sama, pigem arvada sõltuvalt külalisest. Siis mis meil veel on? Elu palli taga. See on sama vastus, mis eelmine. 1-1. Need on vist erinevad asjad. Ma ei tea. Okei, no see on sama vastus nagu, jah. Me oleme Sokkerit omad, on, jah. Kas Udune Albion tuli tagasi, kas olete ära kuulanud? Ei ole kuulanud, jah. Fantasy saadet, mis alustas Delfis Premium Liga Fantasy. Pigem ütleme jah, nii-öelda rahvusvahelist jalgpalli asju ma kuulan nii-öelda siis rahvusvahelist jalgpalli tegijatelt. Ma mõlemad saadet kuulasin, see on lihtsalt minu soovitus sellise kuulen. Ma mõlemad kuulasin umbes 6 minutit. 6 minutit inimesed rääkisid see Vikerraadio stiilis iseendast. Siis ma vaatasin, lihtsalt rahulik, kes nad on ja mis nad teevad, hästi rahulikult selline õnnekonda stiilis. Ja siis ma vaatasin, mõlemad saated on 2 tundi, ma vaatasin fucking kell, ma
ma ei jaksa seda kuulata ja siis ma panin kinni ja ma arvan, et kumbani ei proovi uuesti kuulata vähemalt mitu kuud. Ja see lihtsalt juhtub. Mäeta Udust albumi ma kuulsin üheta siis, kui pikk paus ka muidugi neil, aga siis kui oli Vara käis Newcastist rääkimas oma mingeid seiklusi seal, siis see oli isegi huvitav nagu, jah. Mis siis eel? Tess Tormer, kuulus Marko Susi ja Tõnis Krepp, need on mehed. Las kuulad? Toredad mehed, aga ei ole väga kuulanud, jah. Ei kuule Daily Waste kahjuks. 4-4 jats on siis tribüüni see. Seda ma kuulen peaaegu iga nädal, kui on kõik 3 kohal. Võt. Muidugi 50-60, jah. Natuke, vahest olen. No vahest oled. Mitte, jah. Siis on fännisektor, mis on välismaa jalgpallist, me vist ei kuule teil midagi. Jatavadki vist läbi saama. Meil väiksemad asjad, Triss küsib ja ma need Estonia välismaa asjad, neid ma ei tea üldse. Ja jalka läheb, venelaste see. Vene keelt ei oska nii palju, et kuulata seda. Seal on supatad all, sa oled ju külas käid seal. Mina kuulan seda alati, ma seda tahan seal vahest oleneb jälle, kes seal on. Minu jaoks oleneb see sellest, kui Eesti jalgpallis on Triis või midagi on halvasti, siis ma alati vaatan, seepärast minust üks äredamad ekspert Eestis on Albert Prosa, kes kui ma tahan kuulata... Sa oled tõlge all või? Tõlge on all, subtiitrid. Ja kui ma tahan näha, mis siis ta rändib ülipikalt. Üks inimene, keda ma viitsin kuulata 5 minutit järjest rääkimas asjadest, kui midagi on halvasti ja üli otsekoheselt. Ma ei tea, tal on nagu täiesti savi. Ilma naljata, hästi hea, väga heas mõttes. Ja tulet, see on kõige parem. Ma kohe mingi kriis, siis ma alati kuulen ainult Albert Prosa pärast, et väga leid. Ja see on umbes 14 koos. Jah. Ma vaatan, kuidas jalgpalli õitseb. Palju korvpallis on, võt? Jah, ainult 3. Ja oota, Andres Opper, kui sa pead ühe valima, siis mida sa kuuled? See viimane, see olenevalt jälle külalisest, aga läheb on läbi käinud küll mulle ees ja... Ei, üleüldse, kui sa ühe pead... Sul on pikk sõit ja sa tahad kuulata jalgpallist, kas sa kuulad pigem Pikket, pigem Ruusi, pigem 4-4 jahte, pigem mida? Ei ole sellist eelistust, ei saa öelda, ei hakka kellelegi nagu reklaami siin ekstra tegema. Et ei oska niimoodi esile tuuagi, et olenevalt täitsa nädalast, oleneb mida. Et võib-olla kuulad, mis teemad on ja siis vaatad. Täpselt ongi jah, seal Unibeti puhul on mingi möla, kui on niisugune tuju, et tahad möla kuulata, siis kuulad nagu seda ja samas kui on seal võib-olla tahad täpselt teada, mis Eestliga nädalavahetus toimus ja võib-olla on midagi vahel jäänud, siis samas Sokkeritis on alati mehed, kes on igal pool kohal käinud, et siis nagu seal võib-olla saad selle detailsema üle vaata. Ega soovitavad ajad, et nii palju on, et mõnus. Ja mis meie saate, et rump, iial ei ole üle tunni? Tund me jälle. Ma ei saa aru, kuidas meil need saated venivad, ma süüdistan sellest loomulikult Madis Kallet. Ma ei tea, miks saada. Kedagi peab süüdistama. Kedagi peab süüdistama. Ei ka siin näiteks Põidegat, mina teed paremini. Jah. Aga see oli seekordne saade. Et siis tegelikult lõputüsimus Andres Opperil on päriselt on ikka see, et kui nüüd Rauno Sappinen ei peaks õnnestuma seal, siis kuidas sa vaatad sellest välja tulen? Kuidas sa sellest välja tuled? Vaata raske öelda. Kumma käe vasakas on päike sööb, mida võetakse. Mis vabandusnurga ma siis välja mõtlen? Siin tuudi värava vahele kinni. Ma usun, et Rauno teeb hästi seal, et edu talle sinna. Et sügisel on see, et tahaks puhksreisil minna, aga Küprosele ei saa minna, kui mõtlesin küll, et läheks käiks, vaataks vanad sõbrad üle. Siit oleneb, kuidas Raunol läheb. Ei, tegelikult on ju riigi hea meel. Ja see oli seekord saade, et tuleme kokku siis äkki järgmine nädal, äkki ülejärgmine. Et siis, kui kahjuks järgmine nädal ju vaatab kooli asjad ja siis Madis Kallet vaatab, on kooli laimel. Jah. Vaatame seda kooli asja, jah. Ma siis nii otsin lõpurulli, ja see oli seekordne saade ja kuuleme taas. Nägemist. Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio.